Ta võttis lahti sõna tänaseks päevaks, mida ta loeb, ja selle päeva peal oli tekst, mille üks lause oli: heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. No see võiks ju rahustada. Aga Elisast ei poolt sõnagi. Aga seal on lisakirjakohad. Ja esimene neist on 2 kuningate 6, mis rääkis, kuidas Elisa palvetas ja noormehe silmad läksid lahti. Minu kallis Elisa, mu mandrineid. Kas võiksin olla su ainus peig? Olen tänulik, et sa mulle 4,5 aastat tagasi uusaasta ööl selle sõnumi saatsid, mille järgselt siis otsustasime teadlikult üksteist tundma õppida. Enne seda sõnumit juba mitmeid aastaid varem teadsin ma neid järgnevaid omadusi sinu kohta. Sul on sügavad ja ilusad silmad. Sinu hääl on väga malbe ja rahustav. Sul on antud hea nahatüüp ja see on hästi niisutatud. Sa oled kõige graatsilisem ja naiselikum naine, keda tean. Mõned asjad elus on tasuta. Jumal on nii teinud. Kõige paremad asjad on tasuta ja täna on see asi, mis on tasuta. Mitte Markuse jaoks, meie jaoks. Aga ei, abielu on tasuta ja see on üks parimatest asjadest ja me palvetame täna, et see pulmapäev läheks Jumal sinu tahtmise järgi. Armas Maku, ma tänan Jumalat, et just mina saan täna seista siin sinu ees ning terve elu koos sinuga veeta. Kõigepealt tahan sulle öelda aitäh, et oled toonud minu ellu nii palju rõõmu. Arvatavasti Jumal mõtles, et mul on hädasti oma ellu vaja ühte korralikku meelelahutust. Ja sina olid tema jaoks parim kandidaat. Küsin sinult, peigmees Markus Mäemets, tahad sa võtta oma kõrval seisvat ära valitud pruuti, Elisa Urbelit oma laulatatud naiseks, temaga kõike jagada rõõmus ja kurvastuses oma elu lõpuni. On see sinu kindel nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Jah. Jah, absoluutselt. Ja nüüd see noormees võib seda neidus suuda. Lihtsalt öelda, Elisa, et sa oled olnud täna imekaunis. Raske on olnud tagasi hoida pisaraid ja väga uskumatu on olnud kogu see tänane päev. Minu südant on täitmas väga raskesti kirjeldatavad tunded. Kui sind kirjeldada, Markus, siis sa oled minust elus kõigega hakkama saanud. Sa oled väga andekas ja mitmekülgne. Ja üsna kadedaks teeb see, kui palju sõpru sul ikkagi on. Aga ma olen näinud, kuidas sellest õblukesest poisist on saanud mees. Mees, kelle õlgadele saavad ka teised toetuda.
Inimesed armastavad sind, seda on kaugelt näha. Seal, kus on Markus, seal on äge. Aga veel ägedam Markus on näha, kuidas Jumal sind armastab. Sellega, et ta kinkis sulle Elisa. Luban sind armastada täna, kui sa oled maailma ilusamas kleidis, kui ka siis, kui sa oled väsinud ja pahur ja unustad ikka jälle pliiti sisse. Luban, et minust seda naljahammast nii naljalt välja ei tõmba. Võibolla sul vahel õnnestub teda tuimestada. Tõotan sulle, et olen igavesti sinu kõrval. Ükskõik, mis ka ei tuleks. Sind kõigest toetades, mis sa teed ning lohutades, kui on raske. Luban, et sind armastada ning austada elu lõpuni. Ma väga armastan sind, minu armas Maku. Sinu näo, õnnistus saabunud, armastus kasvanud me vahele, tänu meil südames avaneb. Sind ma Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.